Head sõbrad, me alustame 57. Tammsalu laulu- ja tantsupeo kontsertiga Minu Tammsalu. Teile esinevad Tammsalu kooli, lasteaia ja kultuurimaja lauljad ja tantsijad ning Tapa muusika- ja kunstikooli pillimängijad. Palume teil kontserti ajal kultuurimaja peauksest mitte liikuda. Majja pääseme tagauksest. Täname. Anname tervituseks sõna Tapa vallavanemale Riho Tell. Tere! Hea Tammsalu kogukond, kallid külalised ja muidu Tammsalu fännid. Avapauk oli igatahes vägev, et sellist rongkäiku mina ei ole näinud. Ma ei tea, kas te ei ole. Vähemalt lähiajal mitte. Aasta tagasi eelmiste Tammsalu päevade avamisel Tammsalu muuseumi ees oli väga selgelt tunda Tammsalu vaimu kohalolekut. Täna on teda raskem tuvastada, kus ta parajasti asub, sellepärast et ta ilmutab ennast paljudes paikades. On see siis kultuurimaja tantsutrenn, kultuurimaja üritused, spordihoone, terviserajad, Lilli loovusklubi ruumid või üritused, Tammsalu vabatahtlikud päästjad ja Tammsalu kool ja kooli üritused. Ja veel paljud teised paigad Tammsalus. Sealhulgas piirkonna külades, Vajangul, Porkunis. Tammsalu vaimule meeldib hea seltskond. Talle meeldivad tublid ja teotahtelised inimesed ja nende seltsis ta ennast hea meelega ka ilmutab. On hea meel tõdeda, et teotahtelisi inimesi tuleb Tammsalusse kogu aeg juurde. Ja teistpidi nende osakaal, kes lihtsalt kõrvalt vaatavad ja kritiseerivad, nende osakaal väheneb. Tegutseda on alati parem, kui mitte tegutseda. Mis siis, et esimesel puhul on ka eksimisvõimalus suurem. Hea Tammsalu kogukond, olge uhked enda üle. Olge uhked selle üle, et teie kõrval on tublid ja tegusad inimesed. Olge uhked selle üle, et Tammsalu vaim on meie keskel. Ja olge uhked selle üle, et teie kodukoht on Tammsalu. Elagu Tammsalu inimesed! Oi, kevad on käes. Panin juba talvemantli ära ja tulin lühkadega välja. Oota, kas sa oled esimest aastat Tammsalus või? Siin sajab lund veel jaanipäevani. Homme ärkad ja vaatad. Maja ees on hanged kõrgemad kui su auto. Ei noh, eelmisel nädalal sõitsin rattaga. Nüüd pean jälle saha välja otsima või? Tere tulemast Tammsalu kevadesse. See kestab täpselt 2 päeva. Ja siis tuleb uuesti talv. Aga ära muretse, suusarajad on meil head, nii et suusatada saab kas või iga päev, kas või rulluiskudega. Kevad Tammsalus, mis saaks olla parem? Linnud laulavad, päike paistab, lumi sulab ja... Kas keegi just vedas sõnnikud? Õige jah, kevad Tammsalus tähendab ka kevadtöid. Põllumehed vuravad traktoritega ja iga tammsalulane tunneb ära selle magusa lõhna. See tähendab, et varsti tuleb värske kartul
ja tomatid kasvuhoonesse. Tuule, tuule päevakene, tuule päevakene, vii mind välja aasa pääle, sinna, kus on kuldseid põlde, sinna, kus on hainalõhna, kõrte hellu sahisema, seal on rühelillipessa, siinetame rohetama, üle taiva pääsukesed, linnolennul lindamas, kõigi poole vaatamas, nad kõigi poole vaatamas, tiivadega katmas taivas, rannaliival merekarbi, mere pääl lainevatu, vesi katma silmapiiri, merepiiri, taivapiiri, üle taiva pääsukese, linnolennul lindama, kõigi poole vaatamas, tiivadega katmas taivast.
enne veel kujuni tuleb, mõte sellest veel. Sinitapsel on ju ajas, ajas ei saa. Väikse kiiri tarkvaja laulus. Igal lapsel on ju vaja oma pesa. Väikse kiiri tarkvaja laulus. Kui ma lootlen, kui jõgi sängi sees, olen ootel, mis oodata võib mees. Ilmestan ilma ja karjun kaugusse. Teravdan silma ja hajun endasse. Lootlen, kui jõgi sängi sees. Kasteselt märg on minu teel. Valutab laine, mis randub minu ees. Puhastab hinge, sest olen alguses. Alles on jäänud vaid suured muutused. Kehatu loodus, mis hingab minu sees. Lootlen, kui jõgi sängi sees. Kasteselt märg on minu teel. Valutab laine, mis randub minu ees. Puhastab hinge, sest olen alguses. Alles on jäänud vaid suured muutused. Kehatu loodus, mis hingab minu sees. Lootlen, kui jõgi sängides. tead, Tammsalus on juhtunud palju suuri asju. jah, mis näiteks? Ükskord käis siin president. Mis asja? Millal? No aastat täpselt ei mäleta, aga see juhtus. Tuli, vaatas ringi, surus kätt, ütles midagi tähtsat ja istutas tamme. Oota, kas see tamm on veel alles? Muidugi, see on ju presidendi tamm. Terve Tammsalu teab seda. Ja mis edasi sai? Mis mõttes? Ei midagi.
president läks ära, aga me räägime sellest siiamaani. okei, aga mis siis, kui ta ükskord tagasi tuleb? Siis istutame teise tamme. polka.
ma tahaksin rääkida teile millestki väga erilisest. Midagi, mis on Tammsalu tõeline kaubamärk. Midagi, mis algab varavalges ja kestab terve päeva. Ja mis, hoidke alt, jätkub ka õhtul, kui sa üritad rahulikult telekat vaadata. Just, Tammsalu varestest. Sa ärkad hommikul üles, kraaks! Teed akna lahti, et värsket õhku hingata. Kraaks, kraaks! Jalutad tööle. Terve vägi varesid arutab su pea kohal päevapoliitikat. Kraaks siin, kraaks seal, kraaks! Ja nüüd Vikerraadio hommikuprogramm Kraaks, kraaks, kraaks! Ja sa mõtled, et õhtul läheb ehk paremaks. Ei, sest just siis peavad nad oma tähtsaima koosoleku. Kogu Vareste kogukond, vanemad, noored, sugulased ja naaberküla külalised kogunevad ja arutavad. Ma ei tea mida. Kes leidis parema prügikasti, kes kraaksus eile kõige valjemini, aga tead, mis on Tammsalus oli ilus, kui sa lõpuks selle kraaksumise keskel magama jääd ja ärkad hommikul jälle Vareste peale üles. Kraaks! Valmis mitu kasukat, poeks veel üks vasikas, teeks valmis mitu kasukat. Üks põrsas istus pähklimuus, käed vesti taskus, sigar suus. Üks põrsas istus pähklimuus, käed vesti taskus, sigar suus. Tema hooli haaru pidanud, kes on need augud puurinud. Tema hooli haaru pidanud, kes on need augud puurinud.
Ei, mul on ikka küll pikki komme. Tuleb edasi. Ennul on vend ka. See on aega ka minema. Mul ikka
Eestimaa on selline, ainult jõuluks jõuluvana kaugelt siia telline. Meie saame, meil on kodu Eestimaa, siin on põllul päiksekiir ja heinamaa. Ma tulen täna ja tulen homme. Ma tulen siis, kui sajab rahet, sajab lund. Ma toon sul kooki ja kohvikomme. Kui olen ärganud või siis, kui maganud. Ma tulen palava ja külmaga. Ma tulen külla ikka ilmaga. Ma tulen palava ja külmaga. Ma tulen külla ikka ilmaga. Ma käisin eile ja üleeile, kui paistis päikene ja kuulus vinge tuul. Tõin õunub loome ja kirsse teile, siin polnud kodus olid maad ja olid kuul. Ma tulen palava ja külmaga. Ma tulen külla ikka ilmaga. Ma tulen palava ja külmaga. Ma tulen külla ikka ilmaga. Tulen suvel ja külma talvel, kui käes on käpikud ja nina otsas jää. Sulged uksed ja olen valvel, võib olla lehvitades sinutab mul käed. Ma tulen palava ja külmaga. Ma tulen külla ikka ilmaga. Ma tulen
Kuule, mul on kõht tühi. Kus siin Tammsalus süüa saab? Näe, seal on lõunasöögi koht. Aga õhtusöök? Õhtuks pead ise midagi välja mõtlema. Aga mingi restoran? Kohvik? Midagigi? Oo jaa, neid on olnud. Terve Tammsalu ajalugu on täis lootusrikkaid katseid. Avatakse uhke söögikoht, inimesed rõõmustavad ja siis vaikus. Mis asja? Mis nendega siis juhtub? Keegi ei tea. Ühel hetkel on menüü, toolid, lauad ja järgmisel lukus ukse silt üürile anda. Kas siin käivad üldse inimesed söömas? Tammsalu rahvas on harjunud kodus sööma. Kui tahad restorani, pead rongiga minema või bussi tellima kolmapäeva hommikuks. Okei, aga see lõunasöögi koht? Seal saab vähemalt normaalselt süüa, eks? Loomulikult, aga ära väga hilja mine. Muidu on juba kõik otsas. Olgu, telli mulle kartulikaste. Loodame, et täna on veel kartulid.
tead, Tammsalus on üks kindel asi. Rong tuleb alati. ja buss? Milline buss? No buss. See, millega saaks näiteks naaberkülla või linna? Ei, bussi ei tule. Ehk siis rong on ainus võimalus. Tammsalus kehtib lihtne reegel. Kui sul on kuhugi vaja minna, mine rongiga. Ja kui rong ei lähe sinna, kuhu sina tahad, siis mõtle uuesti, kas sul üldse on vaja minna. Ja kui rong läheb liiga vara või liiga hilja? Siis lähed kas liiga vara või liiga hilja, aga vähemalt sa lähed. Oota, kas sa oled kindel, et päriselt pole bussi olemaski? Öeldakse, et üks buss käib, aga ainult kolmapäeva hommikul kell 7:14 ja ainult siis, kui keegi seda tellib. Aga täna on ju neljapäev. Siis ootame rongi.
okei, kuule, ma ei tea, või mine pane nüüd juba kinni. Tegelikult on see, et kuule, võib äkki mõni üks oli veel. Katsesad kargase, mõlema mõistva. Katsesad kargase, mõlema mõistva. tead, Tammsalus on kõik vajalik olemas. Rossi pood, Maxima, meie pood, kool, lasteaed, isegi ujula on olemas. no kas see just päris spa nüüd on? Mis mõttes mitte? On vesi, on bassein, on, saun on ka. aga mullivann? Vaata, kui sa piisavalt kiiresti ujuda ei viitsi, siis võid lihtsalt vee all hinge kinni hoida ja natuke nägusid teha. Mullid tulevad iseenesest. aga troopiline lõõgastusala? Sul on käed ja fantaasia. Vesi on niikuinii märg ja kui su silmad kinni panna,
siis äkki tundub korraks, et oledki soojal maal. aga mašaas? Kui õigel ajal basseini äärde lähed, siis keegi hüppab kindlasti vette ja lained masseerivad sind täitsa tasuta. ei no okei, aga vesi on vähemalt soe, eks? Üldiselt jah, aga kui sa väga kaua mõtled ja basseini äärel seisad, võib sul tekkida mõte, et äkki oleks pidanud ikkagi panema paksemad ujumispüksid. Selge, see pole spa, see on ellujäämiskool. Võib-olla mitte, aga me oleme sellele väga uhked. Nõeluda sokk, täna olen üle küla kombeline kokk. Baasid on veel vallalised, lillepeelrad tallanise, iga asaleja peas on harinud barokk. Aga äkki keegi saabub, kübar, nakamuts või kaabu, enne lookas laud ei laabu. Kui seal suguselts ei maabu, andke aga tuld, et oleks pärle põhjust purustada, sõled rinda unustada, kõrvarõngad murustada. Porgand juba aurab potis, kartul kaldistab veel kotis, elu on üks oivaline, hernes pika koivaline, paukoorde, pukerpalle visata, sefiirisalle meeldiks muudkui kaela panna, karamelli kuninganna. La la la
lootusi täidetud on munad ja ka lubadused, kapsad, läätsed, ubadused koputas. Kas juba tuleb keegi, keda igatseda, seltsis parem sigatseda, armastan siit iga hinge, tulge tehke kodul ringi. Sa räägid, et siin pole spaad, pole restorani, bussiliiklust ei ole ja isegi valgusfoori pole. Mis teil siis siin ometi on? Meil on rahu ja vaikus. Kraaks! Loomulikult, kui elad Varestast piisavalt kaugel, siis on see igati mõnus. Aga midagi peab ju teha ka olema. Meil on lasteaed, kool, kultuurimaja, spordihoone, suusarajad, kelgumägi, mänguväljakud ja veel ja veel ja veel. Täitsa oma imeilus Tamme park koos president Tamme ja kukelossiga. Isegi oma loss on meil ja Porkuni on meil. See on väga oluline osa Tammsalust. Aga kuidas te siis liigute siin? Buss ju ei käi. Meil on kergliiklusteed, kõikjal on mõnus jalutada või rattaga sõita ja kui tõesti vaja minna kaugemale, siis me ootame rongi. Või noh, kui meie autoparklaid vaadata, siis on igal Tammsalu elanikul vähemalt 2 autot. Automaksust hoolimata. Aga kõige väärtuslikum on ikkagi see rahu ja vaikus. Siin on sõbralikud ja lahked inimesed. Meil on kodu ja kodutunne. Kõik tunnevad kõiki ja hoiavad üksteist. Ja kõik meie lapsed laulavad Tammsalu valssi, mille on kirjutanud meie oma lauluõpetaja Heidi Mägi. Mis võiks olla veel olulisem? Kõlab tegelikult päris mõnusalt. Kõik on omamoodi, aga selles on oma võlu. Just, siin Tammsalus on kõike. Rahu, kultuur, sport ja soojad südamed. Mis sa hin veel tahad? Tammsalu kullas, väikeses linnas.
vahepealsele linnasele. Ja veel soovime tänada kõiki, kes aitasid tänase kontserti õnnestumisele kaasa. Palume siia meie armsad juhendajad Marge Iho, Egne Liivalai, Liia Alling, Kaja Raudla, Tiiu Pae, Sirje Luik, Eugenia Jarnija, Kerli Relli, Maiko Metsalu, Kaur Tõnis Einasto, Tiina Sakk ja lisaks tehniline tugi Gerdo Vainer ja Sten Lenar Nirgi. Teie olete need, kelle pühendumus hoiab Tammsalu laulu- ja tantsupeo traditsiooni elus ja kannab seda väärikalt edasi. Tänavu juba 57. korda. Südamlik tänu teile selle ees. Aitäh ka toredale publikule. Kohtumiseni taas järgmisel aastal.